järjest lühemaks need finaalijooksud siin lähevad, kui nägime siin 3000 meetri takistusjooksu finaali, 800 meetri finaali ja nüüd siis naised 400 meetri lööpjooksud finaalis ja mõne minutiga on siis selge ka, kes tuleb sellel ajal Euroopa meistriks ja kes saavad teised medalid, aga huvitav on vaadata, mida suudavad ka need sportlased, kes juba eelringis tegid isikliku rekordi, ennekõike esimene ja teine rada, just selle tõttu, et ka Rasmus Mägi stardib hiljem samast positsioonist ja sama taustal. Ja esimene lõkke võtavad peaaegu kõik sportlased koos. Võib-olla esile tõsta veel raske, aga nüüd hakkavad siis Heinova ja ka Võõdova kahekesi tunduvalt teiste eest ära minna. Ja nüüd ka Võõdova eelviimasel tõkkel on seda jooksu tagasi ukrainlanna Anna Jarošuk ja tema siis võitleb seal tšekkidega eest, aga Irina Võõdova vastu selles jooksus ja võidab ka siis uue isikliku rekordiga 53.77 ja väga ilus alguse ja võib-olla isegi 150 meetri peal jõudnud aga lõpus siis pidid medalid kahjuks loobuma ja tagant tuli ja mööda. Võõdova aeg 53.77 on tema isiklik rekord, on aga maailma hooaja tipptulemus. Kõrgemedal siis Rosolovale 54, ka uus isiklik rekord ning 54.35 siis samad sõnad, isiklik rekord, Anna Jarošuk ja pronksmedal. Ja ajad üks ja kaks, keda erilise hoolega loomulikult mingit tähtsust meeste jooksud ei oma, aga ei suuda siin oma poolfinaalis joostud aega parandada ja peavad eklemate kohtadega 7-8, aga siin näeme uuesti seda lõppu, kus eelviimasel tõkkel päris kindlalt Heinova oli selles medalis kinni, aga viimase paarikümne meetriga siis peab leppima 44. kohaga ja esimesena jääb siis medalitest. Esimene hooaeg 400 meetri tõkkejooksjana Denisa Rosolova jaoks igati õnnestunud. Oli hea vaadata ka, kuidas üldiselt vähemalt siit kaugelt vaatad tundsid, naised jooksevad enamik tõkkeid ühe jalaga eest minnes, aga nägime tagasõrgelet ka, kui õieti mäletasin Rosolova vahetas seal jalga või läks kogu aeg parem jalaga vasakuga, et aga kes tahab olla sellises maailma tipus, nagu tema oli, siis seda tehnikat peab jagama mõlema jalaga ja siin siis naiste odaviske finaalil uuesti pilt, aga jääb Obertoli katest lühemaks, kui ta seni parimad. Koremustabeli eesotsas ei ole viimaste katsete ajal midagi muutunud küll, aga seal nende kohtade peal, kus siis selgub 8 finalisti hulka pääs ja viimase katsega tuli raskest seisust välja Madara Palameika, viskas 56.82 ja tõusis 8. Finaalkatsetes eemale 9. kreeklanna Savalika 56.25, 10. Liina Muuse